Harjutused töölaua taga. Jälgi, et tööasend ja koht oleks korrektsed. Hoolitse, et töölaud oleks piisavalt valgustatud. Istu sellisel kõrgusel, et jalatallad ulatuksid kannaga maha või lisatoe peale. Vajadusel tõsta või langeta istekohta või hangi korrektse kõrgusega iste. Klaviatuur peab jääma küünarnukkidega samale kõrgusele. Ekraani ülaserv peaks olema silmadega ühel tasemel. Harjutused. Siruta käed lae poole. Võta ühest käest teisega kinni ja tõmba kergelt teist kätt küljele. Hinga sügavalt sisse ja välja. Korda teise käega. Tõsta käed ette sõrmseongusse. Lükka ülaselg kumeraks ja suru käsi ettepoole. Välja hingates selg kumerdub. Sisse hingates siruta selg uuesti sirgeks. Pane käed selja taha sõrmseongusse. Lükka õlgu taha ja rinda ette. Samal ajal käsi põranda poole pikemaks sirutades. Sisse hingates siruta, välja hingates lõdvesta. Aseta käed kuklale. Hoia selg sirge. Lase käte raskusel pea ette vajuda ja tunneta venitust turjas ja kaelas. Hoia natuke aega ja hinga rahulikult. Siruta jalgu põlvedest nii, et ei kõlguta jalgu, vaid paned reie eesmised lihased tööle. Hoia mõni hetk ja lase siis alla tagasi. Välja hingates sirutad, sisse hingates lõdvestad. Võta kingad jalast ja siruta varbad võimalikult laiali ning tõmba seejärel võimalikult konksu. Korda harjutust. Tee mõlema jalaga päkaringe mõned korrad vasakule ja ka paremale. Harjutused puhkenurgas. Iga tunni järel tuleks teha vähemalt 1 5-minutiline paus. Iga järjepideva 30 minuti istumise järel tuleks vähemalt korra ringutada või ennast painutada. Anna puhkust ka silmadele ja vaata vahelduseks aknast välja. Loe ajalehte või kasuta aega kolleegidega suhtlemiseks. Kuna vee tarbimine on oluline, kasuta puhkepause vee joomiseks. Harjutused. Tõuse aeglaselt püsti ja istu uuesti. Eriti hea on, kui hoiad käed ees või kuklal. Kasuta harjutuseks kindlasti ratasteta tooli või istet. Istu jalad koos, võta kätega kinni põlvede tagant. Välja hingates kummarda ette ja lükka selg kumeraks. Istu üks jalg risti üle põlve. Kalluta keha aeglaselt ette ja hoia poosi mõni hetk. Korda harjutust ka teise jalaga. Istu sirge seljaga. Kalluta pea kõrvale nii, et õlad ei tõuseks ja hoia pilk otse. Tee ettepoole poolikud pearingid. Tee õlaringe suunaga eest taha. Tõsta kõverdatud käed sõrmseongus lae poole. Seejärel painuta käsi natuke taha, et oleks tunda venitust õlgades. Korda harjutust. Harjutused palliga. Hoia tööl üht või mitut tennisepalli ja jaga neid ka kolleegidega. Harjutused palliga lõdvestavad pinges lihaseid ning mõjutavad kohti, milleni tavavenitustega ei jõua. Otsi endale koht seina või riiuli ääres. Võta kingad jalast ja astu pallile. Tallu pallil masseerides jalad alda. Aseta tennisepall enda ja sirge seina vahele. Toetu kergelt vastu palli. Tee kükke ja liiguta keha ning otsi eriti tundlikke kohti.
Võid valulisematel kohtadel natuke püsida ja rohkem peale vajutada. Aseta tennisepall puusa ja seina vahele. Mitte otse tuharale ega otse puusale, vaid just sinna vahepealsele alale. Masseeri valulisi kohti. Võid harjutust teha ka palli käes hoides. Harjutused koosolekul. Ka pikkade koosolekute ja tähtsate arutelude vahele tuleks võtta pause, et keha ringutada ja meeli värskendada. Isegi kui ülemus räägib tähtsat juttu, siis lihtsamaid harjutusi saad teha igal ajal ja igal pool. Korras tervist ei maksa häbeneda. Harjutused. Siruta käsi natuke välja ja tee sõrmedega sirutusi ja painutusi. Tee randmeringe päripäeva ja vastupäeva. Võta ühe käega teisest käest ja painuta seda kergelt randmest. Hoia mõned sekundid. Korda teise käega. Siruta käed lae poole. Võta ühest käest teisega kinni ja tõmba natuke teist kätt kõrvale painutades. Korda harjutust ka teisele poole. Rista käed rinnale või võta teise käe küünarnukist. Tee nüüd kerepöördeid mõned korrad vasakule ja mõned korrad paremale. Parema tervise nimel liigu iga päev.